Euroopa võitlusspordifestival 2026 toimub Tallinnas esmakordselt 5 päeva, aga täna me oleme Pärnus, räägime Enriquega. Tervist, Enrique! Tervist! Sina oled see inimene, kes võitlusspordi õhtutel alati tänab ja austab oma perekonda. On see kodune kasvatus selline, mis on sinust sellise noore austava mehe kasvatanud? No ikka muidugi jah, perekond on alati elus top 1 selles suhtes, et perekond, sõbrad ja omad inimesed. Mida sinu perekond arvas sellest, kui sa teatasid või palus sul perekond võitlusspordi trenni minna? Ei palunud perekond, pigem on see, et ema on eluaeg ütlenud, et ära tee, ära mine, aga ma tean, mis ma teen ja ma lihtsalt olen loodud selleks, et tunnen, et fightimine ongi nagu see, mida ma tahan teha. Räägi palun, mida on võitlussport sinu elus muutnud? Mitte, ma ei pea silmas ainult sportlikke saavutusi, sinu fightid on tõesti väga põnevad jälgida ja seal on mängulisust, seal on tehnilisust, seal on tarkust, aga mida ta inimesena on sinu elus muutnud? Inimesena minu elus muutnud seda, et ma tunnen endas, et ma olen hästi palju rahu leidnud, raskeid aegu läbi elanud tänu nagu võitlusspordile ja nagu võitlussport üldse nagu sport on see, mis on hoidnud mul ära lollustest ja võib-olla ka mingid valedest inimestest, kes on minu elus olnud ja toonud mulle õigeid inimesi ellu. Mis on Invicta spordiklubis sellist, mida te teete teistmoodi, sest kui teie kuskile saali, võitlusõhtute saali tulete, te olete nii kokkuhoidvad, on see aja jooksul tekkinud või mis teid ühendab? Aja jooksul võib-olla tekkinud meil kõik oma kindel punt. Meil on see, et kui keegi trenni tuleb ja me näeme, et ta reaalselt nagu ongi nagu siuke väga-väga suure südamega vend, ütleme nii, siis nagu alati võtame omaks ja meil ongi niimoodi tekkinud, näiteks Lootus tuli meile ka mingi 2 aastat tagasi ja enne seda me väga temaga ei suhtlenud, aga trennid on meid niimoodi kokku viinud, et me oleme väga head sõbrad temaga ja nagu family. Te olete nagu vennaskond siin, ja siis mõned naised ka pundis. Ja, Moones näiteks. Kui sa peaks mõnele väiksele poisile või tüdrukule, kes võib-olla täna on natuke nukker või teda koolis kiusatakse või ta ei saa hakkama, võib-olla ta on liiga tagasihoidlik, mida sa ütleks neile? Miks nad võiksid tulla võitlussporditrenni, mis nad siit leiavad? Ma ütleksin kindlasti seda, et ma ka väiksena tahtsin väga tegelema hakata sellega, aga ei olnud seda nagu enesekindlust ega midagi, mõtlesin, et esialgu hakkan äkki jõusaalis käima, et saan natuke tugevamaks, et siis alles äkki lähen Invictasse üle, aga ma ütlen teile kõigile nii palju, et tulge trenni, me nagu keegi pole mingid ülbed, me ei ole mingi, kes naeravad kellegi üle, just on väga-väga suur austus selle üle, kui te tulete reaalselt trenni ja teete oma asja nagu ja uskuge mind, te tulete trenni, te leiate enda nagu keskkonna siit. Ja läheme nüüd selle klass 5 juurde ka. Sina astud seekord ka puuri, kuidas sinu ettevalmistus hakkab ette nägema? Ettevalmistus nagu ikka, eks on mõned plaanid, suuremad plaanid ka hetkel, aga see kõik oleneb minuga sponsoritest hetkel. Nii et üleskutse siit sponsoritele, kes tahab selle mehe matsides ja südames on midagi, mida väga tihti ei leia. Nii et siin saab toetada. Ja, et ütleme niimoodi, et kui tegeled, kui on näiteks mingi fighti valmistumine, siis on rahaliselt päris raske, sellepärast, et oledki täiesti keskendunud rohkem trennile, ei ole aega väga rahaliselt nagu mingid muid asju teha, et selles suhtes, selleks ongi meil kõigil sponsorid, kes aitavad. Millised on su unistused Eesti võitlusspordimaastikul? Minu unistus, minu enda isiklik unistus on eluaeg on see, et ma tahan enda perekonda uhkeks teha ja eeskuju anda enda noortematele vendadele, et näidata nagu üldse ette, et neid paremale teele viia tulevikus. Ma soovin sulle sellega väga palju edu ja me kohtume sinuga juba oktoobris või klassil. Aitäh!